Mare Mikov. Vastus inimkonda vaevanud küsimusele, kas peale jääb dolomiit või noor skulptor, peitub neis haruldastes kaadrites. Kivide hirm Mare Mikov alustas 71. aastal näitustel esinemistega kui Eesti figuratiivse plastikakoolkonna järgija. Üsna kohe sai ta tuntuks kui portretist, kes valdab klassikalist tehnikat, ent kelle töödes on alati sees mingi Mikovile omane vigur. Meeldib, ei meeldi. See ei saa üldse olla tegija probleem. Ja see, et endale meeldiks. Ja kui endale ei meeldi, see on jama. Minu puhul on tihtipeale öeldud, et ma teen koledaid asju. Mis siis? Võiks arvata, et skulptuur on oma materiaalsuses, oma valikuvabaduses piiratud, aga mitte Mikov. Ta sulatab kokku malmi ja tekstiili, kipsi, pronksi, alumiiniumi. Vähe sellest, ta ka värvib oma skulptuure, sest ega pintslit pole ainult maalikunstnikel. Pronks on raske, aga ka pronksskulptuuride juures säilitab Mikov mängulisuse ja liikumise. Meningu kuju tiirleb ümber oma telje. Kord vaatab ta oma teatrit, siis keerab pilgu Emajõele, mille kaldal mõtiskleb Papa Jansen ja kepsleb Koidula. Mikov on andnud tartlastele maanaised ja 100 000 tartlase monumendi. Tallinlastele Viru keskuse kõrval kõrguva hämariku ning Kanutiaia purskkaevus jalgu kõlgutavad vihmavarjuga poisikesed. See on minu portree, autoportree, see. Harri Liivrand nimetab Mikovi Eesti skulptuuri Daliiks. Mikov teeb aga Liivrannast portree ja ka paljudest teistest. Teeb presidentidest ja mõistagi iseendast. See olen mina. Mikovi käsi on läbi erinevate aegade voolinud palju erivärvilisi kujusid, aga punaseid Lenineid mitte. Poliitilisi neid suuri monumente naistele ei antud. Naised tegid linnas skulptuure, aga mitte mingist poliitikat. Ma ei tea, miks. Ilmselt meid ei usaldanud. Vedas muidugi pärast praegusel ajal oleks piinlikkusest sure ära. Mõned on surnudki. Kuigi nad polnud ise süüdi. Nii palju olid süüdi ainult, et nad tegid.